Tere, armas terahuviline, mina taas Niida siinpool oma kaartidega ja sõnumitega sügisesse ja teen seda ladumist siis sügisesel pööri ajal 2025 aastal, aga mis iganes hetkel sina satud seda vaatama, siis tegelikult sa võid vabalt valida siit endale grupi ja kuulata need sõnumid ära, sellepärast et ma arvan, et juhuseid ei ole olemas ja kui sa mingil muul ajal siia klikkisid, siis järelikult on siin kuskil ridades või minu sõnades või sõnade ja ridade vahel sulle mingi sõnum. Nii et püüa see lahkesti kinni, ükskõik mis ajal sa siia kanalile satud. Ja kui need sõnumid sind kõnetavad, alustan alati siis üldisest osast, on ju, see nagu fotograafias, et see üldine osa ja alguses ma räägin üldse sellest energiast, mis üleval on, see on siis nagu see suur plaan, on ju. Siis ma lähen gruppide juurde, mis on siis, mida sa saad siis ise sümbolite järgi valida, on ju. Ja see on nagu keskplaan. Ja kui sa tahad juba sellist suurt plaani või seda nagu just lähiplaani, lähivõtet, siis sa saad mulle kirjutada ja küsida oma privaatset personaalset kanaldust, siis saad selle täiesti sellise juba väga isikliku sõnumi kinni püüda ja minu kontaktid leiad sa siit alt. Siit sa leiad ka võimaluse vajutada telli või subscribe. Kui need sõnumid sind kõnetavad, siis see on hästi ilus moodus vastu panustada või öelda aitäh, vajutada siis kanalile telli. See on mul oluline, panna südamekene, pöidlekene ja kirjutada siia alla oma kommentaar ka, et mis sind siis kõnetas ja mis info sa siit kinni püüdsid või mis sinuga resoneerus või kui midagi ka üldse nagu ei sobinud, siis kirjuta seda ka, et vahel selgub siis nagu mõnusates vaidlustes tõde, et ma austan väga ka igasugust sinu arvamust, mis iganes siis ei ole. Ja muidugi esimesena hüppas siit välja selline veeprintsi kaart ja kuna mina ürgelementide tõlgendamisel lähtun siis sellisest keldi või vika süsteemist, et on ka teistsuguseid põlisrahvastel, et kus näiteks vesi on suve või lõunakaare ürgelement, aga minu jaoks vesi jääb läänekaarde. Ja kui sa nüüd mõtled, on ju, et milline on siuke kõige märjem või vesisem aeg meil, siis ilmselgelt on see sügis, on ju, läänekaar, see aeg, kus lastakse lahti asjadest, kus puud lasevad lehed lahti, kus loodus kolletab, linnud lendavad ära. Ja võib öelda, et see vesi nagu puhastab, sügavalt puhastab meid ka. Et see vee sümbol tuleb siit nagu kohe esimese asjana välja siis. Ja selle süsteemi järgi, kuidas mina siis vaatan, on idakaares ja kevadel tuule ja õhuelement. Suvel, kui meil on kõige soojem, siis on tuleelement. Ja lõunakaarest siis, kui on päike kõige kõrgemal. Ja talvel siis on maaelement, kui kõik on niimoodi külmunud ja see elu on nii-öelda sinna maa sisse nagu läinud, siis et sealt kevadel soojade tuultega uuesti siis ja sulavetega uuesti idanema hakata, et niimoodi ma näen seda siis šamanistlikku või vika aastaringi. Ja kuna on veeelement, siis veeelemendiga täna assotsieerub mulle nagu peegeldus vete pealt, et siin kaardipakis on üks kaart ka, ma vaatan, kas ma leian selle üles, ma ei hakka seda siit tõmbama, ma tahan seda sulle näidata, see on kaalude kaart, et me varsti jõuame, praegu on siuke, kui ma teen seda neitsi valitsusaega, aga juba siit tulebki, et me jõuame varsti kaalude valitsusaega ja siin on just see peegelduse motiiv, on ju, et kaalude energia siis tuleb siit selle õigluse kaardi pealt välja ja õiglus on ka võib öelda, et on karma, et on jeeraruun, mida külvad seda lõikad, igal oinal oma mihklipäev, nagu on meie esivanemad öelnud ja ka see, et
et see, kuidas sa nagu näed maailma või kuidas elu sinuni tuleb, et see on samamoodi siis seesama see karma või see peegeldus, vahet pole, kuidas me seda siis nimetame, igal juhul see on meie külvatud seemnete viljad, meie tegude, meie valikute tulemus. Ja siis maailm peegeldab meile seda, kes me oleme, kus me omadega oleme, milliseid valikuid me oleme teinud või tegemata jätnud. Ja siis sõltub siis sellest, et kas see peegelpilt nagu meile meeldib või ei meeldi, on ta sihuke kirgas ja selge, kas me taipame kohe või need sõnumid on kuidagi nagu hägusad ja sageli siis need peegeldused tulevad meile läbi teiste inimeste, on ju, et noh, hästi selge nagu sihuke peegeldusteraapia või peegelduse põhimõte on see, et kui me nagu teises inimeses näeme midagi, ükskõik, kas see on ilu või inetus, kas see on heldus või kitsidus, kas see on tarkus või lollus, et tegelikult me vaatame peeglisse, on ju, et iga kord, kui meil on nii-öelda näpp sinna teise poole, siis 3 näppu või 4 näppu on enda poole, on ju. Et ja selle kohta öeldakse ka, et on sihuke nagu, või noh, on sihuke ütlemine nagu kassapidaja test. Ehk siis selles mõttes nagu kassapidaja kui metafoor on ju, et meie jaoks justkui neutraalne inimene, kellega meid ikka igapäevaselt peaaegu või noh, keegi teenindaja, kas kohvikus, kaupluses, taksojuht, ükskõik, noh, kellega me puutume kokku lihtsalt, kes on neutraalne inimene. Ja see, kuidas tema nagu meisse suhtub või kuidas meie suhtlus temaga välja mängib, kas ta on meiegi sõbralik, soe, naeratav või ta on niisugune torssis või isegi salvav, on ju. Et siis ära mitte kunagi võtta seda nii, et selle inimesega oli nagu midagi viltu või tema oli kuidagi paha või mis iganes, on ju. Et see on alati nagu seesama, et see on sulle nagu tänuväärne peegel selle kohta, mis energias sa ise oled, kus sa omadega oled, kui su kogemus nagu selliste neutraalsete inimestega, võõraste inimestega on mega hea, siis sa oled ise ilmselt nagu endaga mega heas kohas. Ja kui seal on mingid okkad, mingid torkamised, mingid konfliktienergiad, siis tuleb otsida need samad energiad enda seest üles, ausalt ära puhastada ja vabaks anda ja siinsamas sügise kaares nagu on hästi hea asju ära anda, sellepärast et sügisaeg oma olemuselt on nagu vabastamise aeg ja veeelemendi energia, see vesi on siis see element, läbi mille siis neid on kõige parem sügisel ära anda. Teha veeprotseduure, käia vannis, minna veel ujuma, kes on vapram, minna lihtsalt voolava vee alla, kes on eriti nagu pühendunult tunneb, et ta tahab teha seda puhastumist, siis mine allikale, kaabiallikasse hõbedat ja mine pese end allikaveega või kui väljas on külm, siis mine too sealt purgiga, pudeliga sealt allikalt vett. Ära ikka andi unusta, on ju, saamine ja andmine peab tasakaalus olema ja too see allikavesi siis koju ja pese ennast sellega ja taotle, et need energiad nagu vabaneksid ja et sa mõistaksid nende õppetundi ja et sa puhastuksid nendest. Ja peegeldused võivad tulla meieni nagu igatepidi, et üks veel on see, et kuidagi, et kas see on siis nagu selge peegel või on see kõverpeegel. Ja ütleme niimoodi, et näiteks kui sa filmid ennast või teed pilti telefoniga endast selfit, siis sa ju ka saad valida selle režiimi, on ju, et kas sa näed ennast nagu samamoodi nagu peeglist või siis see nagu keeratakse ümber, on ju. Või noh, kui ümber keeratakse, siis ongi nagu nii, nagu sa näeksid ennast peeglisse vaadates ja muidu siis see pilt läheb nagu teistpidi. Ehk siis nende peegeldustega, mis me elust saame, on samamoodi, et mõnikord neid näidatakse meile nagu hästi otse, me saame kohe aru. Ja no näiteks, kui keegi süüdistab meid milleski, siis me võime näiteks selle inimese kohta sellest ise välja lugeda, et järelikult kuskil ta kannab ise neid samu energiaid. Ja kui meie tahame näpu kellegi poole pöörata, siis täpselt samamoodi soovitan sügavalt, nagu nii kui see tunne tuleb, kellelegi näpuga näidata, kohe minna peegli ette ja küsida, et kus ma ise seda sama teen, et kust see energia mulle tuttav tuleb, kus ma ise olen nii-öelda sama reha otsa astunud või samasse ämbrisse koperdanud,
et teisi inimesi me muuta ei saa, võib-olla keegi veel usub seda ja elab veel selle lootusega seal 3D reaalsuses, et teeme nagu poliitikud korda ja parandame ämma ja lapsed ära ja siis noh, elukaaslase nagunii, et siis meil läheb nagu heaks elu. aga ma arvan, need, kes on juba pisut nagu valgustunumad, teavad, et kõik, ole ise ühesõnaga see muutus, mida sa näha tahad ja kõik algab sinust endast ja tööst enesega. ja siis tasubki endasse vaadata, nagu kui tuleb see soov nagu hinnanguid anda teistele. Ja hinnangud meis ilmselt paratamatult tekivad, et mina oma elus veel ei ole täitsa ilmselt hinnanguvaba inimest näinud ja ma ise olen väga kaugel sellest, et ma üldse nagu selle koha pealt ei pretendeeri täiuslikkusele või mingile valgustatusele. Et ikka need hinnangud tekivad, aga mitte ainult negatiivsed, sellepärast et me samamoodi käime ringi ja vaatame ju, et keegi on ilus ja issand, kui tark ta on ja appi, kui huvitav podcast ja kui nagu maitsekas ja kui loominguline ja kui ilusti tantsib ja kui mega ilusad juuksed tal on, kui täravad silmad tal on, kui ilus figuur, kui ilusti ta lastega suhtleb, kui armastav ta loomadega on. Et me samamoodi ju anname kogu aeg neid positiivseid impulsse välja, on ju. Ja siis täpselt samamoodi võta, et see on tegelikult sinu peegeldus, on ju. Et kui sa tahad öelda näiteks, et mina ei oska midagi teha, et minu kunst või minu looming nagu ei tähenda midagi, aga sa tohutult imetled näiteks kellegi teise loomingut, siis tegelikult seesama imetlus, mida sina annad kellegi teise loomingu suunas, mis iganes, olgu selleks siis kunst või tema töö või tema tants või tema mingi näiteks, kuidas ta on, kui näiteks tark või kaunis ta on suhetes, siis tegelikult seda nagu teise ilu kirjeldades, teise võimekut kirjeldades räägid sa ka tegelikult iseendast. Ja kui ma hoian näiteks selliseid kas naisteringe või trummiringe või mis tahes nagu enesearengu siis töögruppe on ju, siis vahel on ka hästi tagasihoidlikud inimesed, kes enese tutvustuses ei ütle midagi enda kohta ja ütlevad näiteks hoopis selle kohta, et näiteks ütlevad minu kohta midagi hästi head, ütlevad, kas nad mind tunnevad ja ütlevad nagu hästi ilusaid sõnu minu kohta, on ju. Siis ma alati kuulan ja ma tean, et ta tegelikult sellel hetkel, ma seda inimest tunnen, ma tean, et ta alati räägib endast, on ju. Kui keegi ütleb, et minu looming on imeline, siis ta tegelikult on ise imeline looja. Keegi ütleb, et ma olen imeline tervendaja, siis tegelikult on tal endal imelised tervendaja võimed ja nii edasi, on ju. Et see on see peegelduse süsteem, et me saame näha teistes ainult seda, mis meis endas eksisteerib, sõltumata sellest siis, kas me oleme seda vastu võtnud või ei ole vastu võtnud. Et kui oleme vastu võtnud, on see meie valgus ja kuni me veel seda ei näe ja ei tunnista, on siis see meie vari, aga nagu see kaartki ütleb, et on mõlemad, on valguse pool, on varju pool. Ja see on nagu yin ja yang, nagu sisse ja välja hingamine. See on loomulik, selles ei ole midagi halba, see lihtsalt niimoodi on nagu loodusseadus. Käisin siis teen vahepeal tänaste gruppide sümbolid aiast, milleks on siis number 1 grupp. Selline imeilus roosa kukehari, see on siis number 1, sina siis tunneta, kas see võib olla see lill, läbi mille siis avaneb sinule sügise sõnumite portaal. Siis number 2 grupp, sinule siis avab end selline imeilus lilla sügislilleõis. Teda kutsutakse ka alasti naiseks või alasti neitsiks, sest tema lehed on kevadel, aga neid ei ole sügisel, et ta on selline huvitav kauniter.
ja number 3 siis grupp, sinule tahtis tulla selline musta leedri marjakobar täna sõnumitoojaks. Vaata siis, kas see võib olla sinu portaali sümbol. Kui tahad aega rohkem tunnetamiseks, pane video pausile. Kui tahad teha täiesti neutraalselt, siis soovitan ikka, et võtta 3 paberitükki, kirjuta nende peale numbrid 1, 2, 3, sega nad ära ja võta kinni silmi siis see grupp, nii et sul mõistus ei saa üldse vahele tulla. Aga loomulikult võid kasutada ka seda taimeenergiat, mille poole sa tunned lihtsalt, et sind tõmbas täna. Ja liigume edasi siis gruppide ladumise juurde. Läheme siis sellelt suurelt pildilt nii-öelda selle siis keskmise pildi juurde. Ja hakkan sulle siis, kes sa valisid selle kukeharja, hakkan sulle siis kõnelema. Ja esimene sõnum, mis siis ikka läbi kukeharja tuleb, võib-olla kui sa oled mu videosid rohkem vaadanud, siis sa tead juba, et čakra sõnumid ka kõnetavad mind läbi taimede. Ja see on siis roosa on puhas südamekeskuse värv. Ehk siis kuidagi sügisesed südamesõnumid, SSS tuleb veel sulle. Sügisesed südamesõnumid tahavad sulle tulla, et ongi roheline ja roosa on tegelikult mõlemad südamekeskuse värvid. Jälle roheline ja roosa on ka siis, jälle roosa on kõrgem südamekeskus, see on siis selline universaalne armastus ja kaape armastus, mitte ainult romantiline. Aga siis südamekeskus ka, armuasjad, armastuse asjad, südame tervenemine, mehe-naise koosloomine, paarisuhte teemad, armumine, armastus, ka ilmselt mingid valud, mis on seotud armastusega, igatsused, mis on seotud armastuse ja südamekeskusega ja siis ka nagu vastuvõtmine, et kui meil on südamekeskus avatud, siis meil on hästi kerge nagu vastu võtta, meil on kerge vastu võtta teisi inimesi, nende heategusid, nende mõtteid, nende juurde minna, nendega suhtlust alustada, kallistada. Ja kui südamekeskus on suletud, siis seda kõike on raske teha, et raske on nagu kontakte luua. Ja vaatame siis, mis tahavad sügisekaardid siis sulle öelda, kes sa läbi oma südame siis eelkõige seda kanaldust ilmselt kuulad. Ja esimene kaart tuleb keisrinna, no see on nagu selline küllusliku naise metafoor. Keisrinna on looja nagu suure algustähega. Naine sinu läbi tahab voolata siia maailma, tõeline looming, külluslik looming. Kui sa oled meesterahvas, ma tean, et siin see YouTube'i statistika näitab, et siin kanalil kuulab ka vahel mehi. Ma olen väga tänulik selle eest ja väga võtan seda suure komplimendina ja tunnustusena. Ja kui sa oled meesterahvas, siis sa võid seda kaarti võtta kahte pidi, kas siis iseloomustab see sinu sisemist naisenergiat, sind kui nagu loojat, sellist intuitiivset loojat, mitte rohkem sellist ratsionaalset mehelikku, vaid just sellist sensuaalset, intuitiivset, õrna loojat või siis iseloomustab see kedagi naist, kes on sinu kas siis lähedal, sinu hinges, sinu mõtetes või kuidagi nagu kellega sul teed peavad kohtuma sellel perioodil. Ja tõepoolest see keisrinna siis oma sellisest, tal on selline maakera siin kõhus on ju. Kindlasti mõnedele naistele võib see tähendada lapse ootust, lapse saamist, lastega tegelemist, et naine kui looja, selles mõttes, et kui lapse looja, absoluutselt kõige otsesem tõlgendus keisrinnale võib see olla, aga samas keisrinna läbi voolab kõik muu looming on ju, et kõik, mida ta puudutab, läheb kasvama, õitsema, muutub heas mõttes kullaks
tuleb see väljend, vabandust, nagu sitast saia tegema, on ju, et ta võib võtta mis iganes projekti, mis on täitsa nagu lootusetu ja teha sellest midagi nagu erakordselt, on ju. Või läheb külmkapi juurde, mis teise inimese jaoks on tühi ja võtab sealt selle, mis on ja võlub sellest nagu mingi täieliku gurmee õhtusöögi. Või kasvatab ise oma aias midagi, teeb taimedest imelisi võlurohtusid, maitseaineid, teeb oma kodust näiteks neid ülihubase pesa, loob või korraldab teistele, nii meestele kui naistele või lastele midagi nagu sellist imetabast, on ju. Mul jäi just silma selline internetis või Facebookis selline kuulutus, kuidas üks lasteaiakasvataja kutsus mootorratturit sõitma läbi oma nagu lasteaia, ja korraks peatuma ja lastele tegema siis niisugust motoshow'd, on ju, ja kuidas need siis nii mootorrattamehed kui naised võtsid sellest ideest kinni ja see projekt nagu läheb suureks ja see on nagu see, et see on mingi idee, mingi sihuke huige nagu maailma ja siis sellega tullakse kaasa, kui see tuleb sellest südameenergiast, soovist teha midagi head ja ilusat ja siis see läheb suureks ja teised kuulevad seda kutset ja tulevad sellega kaasa. Et see iseloomustab nii hästi seda Geisrinna energiat, et Geisrinna ei tee üldse ise kõiki asju ära, ta pigem nagu on see, kes selle loova energia alla kanaldab ja siis teised tulevad sellega kaasa ja kokku saab sellest midagi nagu imeilusat ja maagilist ja vaata ja tunneta, et mis selles sügises on see, mida sina tahad tuua, mis läbi sinu tahab siia sündida. Võib-olla sul on mingi idee, mida sa oled kuhugi riiulisse veidi pannud ja mõelnud, et see pole võib-olla päris see või mis nüüd mina või mis iganes on ju, siis tegelikult võta see idee sealt välja, pühi selle tolm ära ja proovi leida mõttekaaslasi ja ütle see kellelegi välja ja tunneta, et võib-olla on nüüd selle aeg, on ju, ja see saab küpseda millekski ilusaks, mingiks koosloomiseks, ja saab sündida midagi hästi ägedat, on ju. Ja võtan veel ühe energia siit pakist sulle. Seda Geisrinnat siis tahab täiendama tulla veel, mida veel on vaja teada. Ja perekonnakaart, no see on siuke nagu, võin öelda kohe, et sinu see ladumine ja see aeg on kuidagi nagu eriti viljakas, nagu lähisuhete, perekonna, lastega. Juba hästi palju siin Geisrinna all oli seda infot ka, on ju. Tervendustöö, sõprussuhted, ustavus, truudus, lapsepõlve haavade tervendamine, lapsepõlve sõprade taaskohtumine, partnerite taaskohtumine, selliste nagu hingele kallite sõpradega taaskohtumine, suhete parandamine, just siuksed nagu truud, ustavad, head, puhtad suhted, et seda sümboliseerib see koer siin on ju väikse poisi kõrval ja suure mehe kõrval samamoodi, et ka endale truuks jäämine, enda nagu, mitte selline nagu, no ütle selline jäik nagu põhimõtetes kindel olemine, vaid pigem nagu need ideed, mida sa oled ära tundnud siin südametasandil, et see on päriselt sinu süda kõneles, ütles seda, on ju, ja ükskõik, mis ütleb nagu väline maailm või kuhu keegi sind püüab lükata, on ju. Kui sinu süda on nagu kõnelenud, on ju, siis jää nagu ise oma südame kõrvale, oma südame valvuriks ja nagu las see idee nagu kasvab ja küpseb ja samamoodi nagu see Geisrinna kannab seda nagu ja sünnitab midagi erakordset, et jää sina ka nendele ideedele nagu, vaata siin kumab seda roosat ka, seda südameenergiat, et alati ma märkan sünkroonsusi nagu nii kaartide vahel kui sümbolite vahel. Et siin on samamoodi, et see on nagu selle südameenergiaga ümbritsetud ja siis need tunnete kausid siin, et just siuke nagu läbi tunneta, et jää truuks sellele, mis sinu südames tõuseb, mida sa päriselt armastad, mida sa teha tahad, kuhu poole sind süda ja hing juhatavad, et isegi kui nagu kogu maailm on vastu või keegi sellesse ei usu, siis üks inimene, kes saab nagu sind usaldada ja toetada, oled sa ise, et alati nagu vali oma südame häält
ja järgne sellele. Nii, võtan ühe varju ka sulle ikkagi sellepärast, et vahel ikkagi need varjud tulevad, on ju. Ja juhul, kui sa mõnda kohtad oma teel, siis võib-olla see kaart aitab sul seda ära tunda, lahti mõtestada ja õppetükki nagu paremini integreerida. Nii, ja arrogantsus tuleb siia selleks kaardiks, on ju, et eriti mul tuleb praegu siit läbi sihuke spirituaalne arrogantsus, et kui mina olen spirituaalsel teel, siis ma olen parem kui teised, on ju, parem kui need, kes ei ole ärganud, on ju, et mina teen joogat, ma olen sellega vaimsem kui teised ja mina teen varjutööd ja järelikult ma olen valgustunum kui teised. Et see on sihuke ka vaimne lõks või just sihuke spirituaalne arrogantsus, on ju. Mis iganes siis nagu see, et kui me valime siukse üleoleva positsiooni ja vaatame teistele nagu ülevalt alla, et arrogantsus võib ju olla siis sinu vari, on ju, see sind ei teeni kindlasti, et mis sellega siis teha, tunnistada, on ju. Ja kui me toome varju juba valguse kätte, ma teen näitlikult läbi, on ju, et toon selle varju siia valguse kätte, ma seda ära ei põleta, sellepärast et see arrogantsuse kaart mulle hästi meeldib, ta mind hästi kõnetab, ma ise pean ka sellesse arrogantsuse peeglisse vahel vaatama. Et tooda lihtsalt valguse kätte, tooda nähtavale, võid päeviku vormis seda teha, otsida üles need kohad, kus ma olen öelnud, et ma olen targem, ma olen ilusam, ma olen parem või mina selliseid vigu kunagi ei tee, on ju, see on minu reha olnud, et kui ma olen öelnud, et mina nii lolle vigu küll ei tee, on ju, siis ei lase see kaua oodata, kui ma mingis ämbris kolistan. Et see koht siis, mida tuua oma südame valguse kätte ja mida vaadata, et kirjutada näiteks endale mingi A4 lehekülg sellel teemal, et kus ma olen arrogantne olnud, kus ma olen üleolev olnud, kus ma näiteks oma vanematest pean ennast targemaks, see on nagu väga selline, teen oma vanematest suuremaks ja hierarhias ma tegelikult olen peale neid tulnud, siis ma ei kuule nende elukogemust, nende elutarkust. Et see on kindlasti selline, kui sa seda ära tunned, siis see on kindlasti arrogantsuse vari. Ja ma võtan sulle päälooma sõnumi ka, no mis asja, no täiesti kuninglik lõvi, see läheb selle keisrinnaga nagu ülihästi kokku, on ju, et täpselt samamoodi selline kuninglikkus. Et lõvi võib muidugi rääkida sinust, siin võib olla lõvi tähtkujust lihtsalt vaata, et kui sa oled lõvi tähtkujust, palun lehvita mulle siia alla, jäta mulle märk, on ju. Samamoodi võib sul olla näiteks, minul on lõvi lõunasõlm, on ju, võib-olla sa tead, kus see lõvi su sünnikaardis on, kuidas ta sind mõjutab, on ju, lõvi lõunasõlm on mulle väga tuttav teema, sihuke soov särada, natuke tähtsust omada või mitte nii natuke, on ju. olla selline laval, olla nähtav, olla särav ja samas nagu tohutu armastav, tohutu suuremeelne, helde, tõesti kuninglik, selline nagu, kuidas ma ütlen, nagu laia haardega, selline süda on avatud nagu kõigile ja kõigele ja tõesti siin on ka seda sihukest kuninglikku paarisuhte energiat, et võta seda siit kaardist, on ju, tee kas või ekraanipilt ja tõmba seda siit täiega seda kuninglikku lõvipaari energiat, eriti näiteks, kui sul ei ole seda niisugust kuninglikku kuninganna ja kuninganna suhet oma elus, siis lihtsalt tõmba seda siit kaardist praegu enda ellu, ütle, et selle ma valin, selle ma võtan, seda ma loon, see ma olen. Et kasuta seda hetke lihtsalt ja tõmba see siia oma energia välja, et seda siis luua sellist nagu nagu teineteises ka sellise kuninglikkuse ja kuningannalikkuse nägemist oma partneris, on ju. Ja juhul, kui sa ei näe, kui sa vaatad jälle nagu ütleme niimoodi, nagu ülevalt alla,
oma partnerile mingites asjades või mingitel asjaoludel on juhtunud nii, et sa oled kaotanud selle võime temast seda kuninglikkust või kuningannalikkust näha, siis proovi jälle seda varjutöö, seda peegelduse kohta, et mis sa paned pahaks oma partnerile ja kas ma saan selle endas üles leida, et kas ma leian selle koha endas üles, saan endas ära muuta ja mis siis juhtub, mida siis partner hakkab mulle peegeldama, kui ma nagu tunnistan selle enda omaks, selle asja, mida ma panin teisele. Nii. Tõstan need kaardid kõrvale, need olid siis sõnumid sulle, armas, kes sa valisid siis number 1 grupi, tahad isiklikku sügavamat kanaldi, just seda nii-öelda detailplaani, võta minu kontaktid, kirjuta mulle lahkesti. Ja lähme siis järgmise grupi juurde, kes sa valisid siis selle Gaala sügislille, et mõned nimetavad teda sügiskrookuseks ka, aga see ei ole tõsi, see on sügislill ja sügislill on siis selle poolest tuntud, et on tohutu mürgine, et paar grammi seda juba võib olla täiesti tappev inimesele ja vaatamata siis tema sellisele õrnale ilule on tal siis selline võime või maagia, Ja mina nõian, olen kogu aeg seda nalja visanud, et mul igaks juhuks peab olema vaenlaste jaoks ikkagi nagu see sügislill aias, et muidu mulle meeldib ka minu sõbranna armas Kadi aednik aitab, veab nagu hästi lahedat sellist projekti, ilus söödav aed. Võid täitsa guugeldada, vaadata tema lehele. Ja mulle ka meeldib hästi see kontseptsioon, et mul on aias nagu söödavad taimed, ma saan neist teesid teha, maitsetaimi, kõik nii-öelda õitega toitu kaunistada, aga siis ise viskan nagu nalja, et üks sügislill peab ikka ka igaks juhuks olema, kui keegi väga närvidel hakkab käima. Siiamaani mul ei ole olnud seda vaja kasutada. Nii, aga vaatame siis, mida siis selle huvitava alasti kaunitari, alasti naiseks, alasti neitsiks kutsutava lille läbi sulle tuleb. Nii, tuleb narrikaart ja tuleb tagurpidi välja, räägin narri energiast õigetpidi ja siis mõtestan ka lahti, et mis siis tagurpidi sõnum võib olla, Ja õigetpidi narr on selline nagu totaalne elu, usaldus, jaatus, selline nagu puhas valge leht, uuesti tulemine, uus algus, ja sul on natuke see energia blokeeritud, kui see narr tuleb nagu tagurpidi välja. Ja mida sa saad siis teha, elu usaldus kaob ära tegelikult, kui süda läheb veidi kinni, kui me oleme pihta saanud, kuidagi haiget saanud, tunneme, et meid on reedetud või kuidagi meie suhtes on olnud ülekohtused või mis iganes, ja me tahame vältida seda kogemust, nagu uut kogemust, uuesti seda valu. Ja siis võib juhtuda, et me selle elu usaldamise nagu lõpetame ära. Ja mis me siis proovime hakata tegema, proovime hakata kontrollima suhteid, olukordi, oma päevaplaani, ühesõnaga kõike, mida me sööme, mida me joome, et sihuke nagu ühesõnaga, et hästi lihtne on siis see, et kontroll ja usaldus on pöördvõrdelises seoses, et mida rohkem usaldust, seda vähem kontrolli, mida rohkem kontrolli, seda vähem elu usaldust, Ja võrdelises seoses on siis kontroll ja hirm, et mida suurem hirm meil on elu ees, seda suurem on siis meie kontrollivajadus, et kui sa siit midagi ära tunned, siis mõtle lihtsalt, et kuidas siis teha nende oma hirmudega tööd, sest kontrolli taga on alati see, et ma kardan, et midagi juhtub, mis juhtub minuga, minu lähedastega, üldse nagu, kas hakkab sõda, kas mingi maailm saab läbi, kas mul on raha, kas mul on süüa, kas mul on turvaline, et tegelikult öeldakse, et hirm on palvetamine selle eest, mida ma ei taha.
ja hirmuenergia kutsub neid olukordi siis ligi ka ja see kontroll on tegelikult hästi suur illusioon, et ta küll paneb meid hästi pingesse ja krampi ja me ei suuda lõdvestuda ja võib-olla kindlasti näiteks kannatab tohutult seksuaalsus on ju, kui me ei suuda nagu niimoodi anduda elule, siis me ei suuda anduda ka armastusele ja partnerile ja siis seksist saab mingi selline lihtsalt see pingete maandamine, et ma olen nii krampis ja siis mul on vaja seda mingit lühikest kiiret orgasmi ja siis ma saan äkki korraks nagu, sest orgasmi hetkel ma ei suuda kontrollida, on ju. Et see on see hetk, kus nagu ei ole võimalik nagu midagi kontrollida, päriselt orgasmi kogeda. Aga see on ikkagi selline, et kui mehel on suured pinged ja ta siis lihtsalt otsib seda seksi sellepärast, et nagu anda need pinged endast ära või korraks lõdvestuda ja annab selle naisele, on ju, ja naine on nii pinges ja ei suuda lõdvestuda, siis ta võib-olla ei suuda üldse nagu seda seksuaalsuses nagu tõelist nagu kosmilist naudingut saada. Et see tõeline nagu ühinemine partneriga, eluga armatsemine toimub ikkagi läbi nagu sügava usalduse, sügava lõdvestuse, andumuse. Et tunneta neid energiaid, nende tasakaalu lihtsalt endas, et kus sa selle asjaga oled, on ju. Et kui sügavale sa suudad lõdvestuda, kui sügavalt sa suudad usaldada oma partnerit, oma nagu kutsumust, oma valitud teed, oma intuitsiooni, oma loomingu nii-öelda kinkimist maailmale, et vaata neid asju ja kui sa selle narri potentsiaali nagu avad ja keerad selle siis nagu õiget pidi, siis siin tekib sihuke mõnus turvavõrk, mis püüab su kinni oma sülle ja see amet just näitab siin, et see on ka kõrgemalt poolt nagu hoitud, et tegelikult on see juhatus olemas, aga lihtsalt nagu julge seda rohkem avada, seda potentsiaali. Ja rohkemates kohtades öelda nagu elule jaa, et vahel me ei näe selle elu kingitusi nagu kohe, et nad tulevad kuidagi, nad on nii pakitused, me kohe ei näe. Ja teine kaart siis tuleb selline mõõkade kuningas siia, väga siuke võimas kaart on ju, selline tark otsustaja. Et see on siuke võimas meesenergia, ükskõik kas sa oled naine või mees ja see võib olla nagu sinu sisemine mees, sinu hästi ühesõnaga selline, kes hästi oskab terasid sõkaldest eristada, sellist nagu sinu trumpas on sinu mõistus, sul on targa inimese maine, su tarkus ei ole targutamine, vaid see on selline sügav läbi kogemuse tulnud selline, mis ei suru kellelegi midagi peale, vaata ta on hästi lõdvestunud olekus siin. Tal on võimsad vaimabilised ümber tema, siin on ju sellised erinevatest šamaani ilmadest nõuandjad. See tarkus ei tule sul lihtsalt siit peast mingi päheõpitud faktidest, vaid see on kuidagi selline nagu sügavalt läbi tunnetatud, kõrgemalt poolt juhitud. Ma arvan, et sul on hästi lahti siia üles selline nagu loojakanal ja seda ütleb see sügislill ka, kui sa valisid lilla, siis lilla on ikkagi nagu kroonchakra sümbol on ju, et siin ei ole küll 1000-õielise lootusega tegemist, aga ta ikkagi meenutab sellist lootuslilla ka natukene on ju sellist siin pea peal puhkavat siis kroonchakrat ja siin on samamoodi näha, et siin on nagu tal on nagu mõlemale poole kanalid lahti, üles looja poole ja nagu alla maa peale samamoodi, et ta istub hästi kindlalt, hästi lõdvestunud asendis siin kivide peal ja ta nagu teab, mida ta teeb. Ta ei sehkenda, ta ei tõmble, tal ei ole siukest 100 mõtet minutis, vaid vastupidi, tal on siuke joondumus, kindlus, eesmärk, teadmine, kus ma lähen, mida ma teen ja ka teadmine, et ma ei pea kiirustama, ma lähen hästi kindlalt ja ka läbi hoiaku loomine. Et mitte see, et mina pean alati nagu jooksma eesmärgi juurde, vaid ma olen see eesmärk, ma kehastan seda eesmärki, mida ma tahan. Ma olen näiteks, kui ma taotlen suhet, on ju, siis ma lihtsalt olen parim võimalik partner, parim võimalik versioon, kellena ma soovin suhtesse minna. Ja see
saab nagu minuni see energia tulla. Et selles ei ole sellist otsimist või tõmblemise energiat või ükskõik, mis siis nagu selleks eesmärgiks on, et mõõkade kaart võib olla ka selline mingid teadmised üldse, tarkus, teadmised, et ka need nagu kuidagi mingid ürgsed teadmised on juba olemas, mingi selgus on juba olemas ja uus informatsioon tuleb minuni kuidagi täpselt see, mida ma vajan. Ma ei pea seda otsima, ma ei pea tegema lahti igat linki, igat meili, iga kutse peale reageerima, vaid ma kuidagi selgelt tean, mis on mulle, mida ma võtan, mida ma jätan, et selline nagu tarkuse kaart, sügava tarkuse kaart on see. Et sellised nagu kaks huvitavat energiat, ma panen selle narri niipidi, ma usun mingipärast, et sa tahad seda niipidi näha, on ju. Et sa ei taha olla selles hirmus ja kontrollis, on ju, et hirmus ja kontrollis läheb see mõõk läheb ka hästi selliseks nagu, mis võib enda vastu pöörduda. Aga kui olla selles nagu sügavas usalduses, on ju, siis on see nagu valgusmõõk või siuke teemantlaser, mis lihtsalt aitab eristada, et ma ei pea seda kunagi kasutama, ma ei pea agressiivselt pöörama seda ei enda, ei teiste poole, on ju, et kui ma saan selle nagu elu usalduse kätte, et see, mida ma vajan, see lihtsalt tuleb minuni, kui mina olen selle energia kehastus, ma iseendas nagu loon selle energia, mida ma tahan kogeda. Nii, vaatame sulle siis, kas sulle on ka varjukaartidel sõnum. Natuke ma juba rääkisin, tagurpidi kaardid on ka mõnes mõttes nagu varjud, on ju. Et selle narri tõlgendades ma juba natuke varjust rääkisin, vaatan, kas siit tuleb mingi täpsustus veel sulle. Et ühesõnaga mingid mustrid, mida sa ei ole veel ära tundnud, ei ole näinud ja selle kaardiga siis on sulle soovitus, on ju, et hakka märkama mustreid, mida sa teed nagu automaatselt, et ja mingeid olukordi, mis su elus kipuvad korduma. Ehk siis, kui sa oled mingis olukorras, mis ei ole kõige magusam või kõige meeldivam sulle, siis küsi nagu, et kas see olukord on mulle tuttav, kust see olukord on mulle varem tuttav ja millega seoses ma olen seda varem kogenud ja tuleta lihtsalt meelde ja mine tagasi ajas, on ju. Kui sul tuleb mingi mälupilt, kust see olukord on sulle tuttav, siis mine veel ajas tagasi ja vaata, kas see on sulle tuttav. Siis sa võid vaadata ka seda, kas see kopeerib sinu vanemate või vanavanemate mustrit, on ju, et kas sa tunned seda seal ära. Ja kui sa näed neid kordusi nagu vähemalt 3, siis on tegemist ilmselt mustriga. Ja võib-olla sa ei olegi seda siis varem üldse märganud või ära tundnud seda mustrit ja nüüd on see kaart sulle kutse sisse, vari, tunda see muster ära ja vabastada. Täpselt samamoodi on ju, kas siis teha neid veeprotseduure, kirjutada välja paberile, põletada ära, öelda lihtsalt, et nüüd ma toon selle valguse kätte, nüüd ma annan sellele oma teadlikkuse, annan sellele nii-öelda valguse, sellele mustrile ja luban selle nii-öelda vabaneda. Kui sa vajad abi, siis rännakuteraapia, konstellatsioon, väga palju ägedaid tööriistu on olemas selleks, et neid vanu mustreid sealt alateadvusest välja puhastada ja sa oled alati oodatud, teretulnud, kui sa tahad nagu tuge ja abi selles, aga võib-olla sa saad ka iseendaga tööd teha ja avastada nii-öelda siis neid mustreid endas. Ja siis võtan sulle ka veel oma sõnumikaardi, kes siis tahab sind tulla väestama ja jõustama sellel perioodil. Ja tegelikult seda mõõkade kuningat nagu kordab see suur põder siis ja tema märksõnaks on siis tarkus. Täpselt samamoodi nagu oli see tegelikult põhimõtteliselt selle nagu energiad on täpselt samad, on ju. Lihtsalt see siuke rahulik, väärikas tarkus.
ilma tõmblemiseta, ilma kiirustamiseta, on ju, põdra ei rapsi, kui sa võrdled põtra näiteks mingi närilise või kellegi, kes teeb siukseid liigutusi, on ju, siis ta kunagi, noh, ta läheb nagu rahulikult, kindlalt, võimsalt, noh, siin on nagu eriti uhked sellised väärikad sarved, nagu kroon selline peas, nagu sihuke kuninglik, väärikas, rahulik tarkus, mis tuleb mitte ainult raamatutarkusega, vaid nagu elutarkus, elukogemus, selline ja just selline tarkus, mis tegelikult ei pressi end kellelegi peale, ei vaja targutamist, vaid ta on ja need, kes seda vajavad, tunnevad tõmmet selle poole, leiavad ise tee sinu juurde ja tulevad ja küsivad sinu nõu või otsivad sinu lähedust ja sinu seltskonda, et saada sellest siis osa. Ja kui sa ise tunned nagu, et sinus on juba seda küpsust, et sa võiksid seda jagada ja olla teistele teejuhiks, siis ma julgustan ka, et see sügisaeg ilmselt on sobiv selleks, et tulla siis millegagi välja. Võib-olla sa tahad teha töötuba koolitust, kirjutada raamatut, kuuletust, teha mingit video vormis mingit jagamist endast, et kuidagi, et ära hoia seda vaka all, et sellel tarkusel, mis sinus on, sellel on väärtust. Et siis sellised sõnumid sulle, kes sa valisid siis selle maagilise sügislilla, milles on ilu ja võlu ja samas nagu 2 grammi on tappev. Nii et doseeri siis õigesti iseennast ja kõike muud ja ka tarkust, oma tarkust doseeri õigesti, tuleb see sõnum, et ära nagu anna seda seal, kus pole vaja, kus pole viljakas pinnas selle jaoks, vaid doseeri targasti selliseid kas või ühe lause või ühe mõttekaupa nagu jaga ennast. Nii. Ja nüüd lähme siis 3. grupi juurde, kes sa valisid musta leedri marjad, et noh, et sina oled, ütlen sulle kohe ära, et siin on nüüd siis kuulama jäänud nõiad, tõelised nõiad, sellepärast, et must leeder ilmselgelt tõmbab nagu tõelisi nõidesid, see on siis leedi, kõige võimsam siis nõiataim üldse. Ja nüüd siis jagan julgemalt siis selliseid nagu nõialikumaid sõnumeid, et vaatame siis, mis sinuni tahab tulla. Ja kes on üldse nõid, on ju? Nõid on see, kelles on vana tark naine ärganud, sõltumata siis sinu sellest vanusest või bioloogilisest vanusest, et sa oled selle vana targa naise endas ära tundnud ja siis mingi see üleminek on sinus nagu toimunud. Kas see on päriselt siis olnud juba see ülemineku iga või on see lihtsalt selline valgustumine, teadvele tulemine, mingi oma sellise sügava nagu loodustunnetuse äratundmine iseendas, teadlik või ka nagu intuitiivne joondumine sügav loodusjõududega, nagu nendega harmooniasse jooksmine, et ei tööta enam looduse rütmide vastu, vaid nendega kooskõlas. Nii. Ja tulevadki sulle 2 suure arkaani kaarti, millest ma juba ilma kaartideta rääkisin. Ühesõnaga, noh, surm on üleminek, on ju, selles mõttes, et siin on hästi hea näidata, on ju, et selleks siis, et meis nagu see valgustatud osa saaks ärgata, selleks peab vana osa meist surema, on ju. Et see ongi siis klassikaline surm on 13, see on nõia number, on ju, 13 reede, 13 jumalanna number, 13 nõidade ring, 13 kuutsüklit aastas ja nii edasi. Et ütlesin kohe leedri järgi, et hakkavad nõia sõnumid tulema, on ju, ja ka nagu see surm kui õpetaja, on ju, et vahel selleks, et ma hakkaksin elu päriselt hindama
et ma saaksin aru, mida tähendab elu päriselt, mida tähendab see, et ma täna saan tõusta ja elada ja luua. Et vahel on vaja, et me vaatame surmale otsa selleks, et meis saaks nagu päriselt see tarkus tekkida, et ma arvan, et nõiaks saamine mingil moel nagu eeldab seda, et me oleme surmale otsa vaadanud, kas siis läbi isikliku kogemuse või läbi kellegi lähedase lahkumise või et kuidagi on ta meid nagu puudutanud või oma nägu, oma palet meile nagu näidanud ja meil on sellest aimu olnud. Et või siis nagu just see, et ka see ülemineku iga on ära olnud, et kui nagu kuul on need nii-öelda noorkuu ja täiskuu ja vanakuu, siis naisel täpselt samamoodi on see nii-öelda nagu piiga või neitsi aeg on ju, siis on see hästi fertiilne ja nii-öelda selles mõttes loovfaas ja lõpuks jääb siis see vana tark naine kroon. Et surm on nagu seal vahepeal ära olnud, seal see naine, see fertiilne naine nagu on surnud, see, kes vaatab maailma läbi seksuaalsuse veel ainult ja nii-öelda läbi nende, et kas ta sünnib siis nagu seksida, süüa või on ta oht, on ju. Et need meie siuksed reptiiliaju trikid, et see osa on surnud mõnes mõttes ja siis siuke nagu küps, teadlik nagu naine on ärganud või võibki öelda, hellitusnimena nõid on ärganud. Ja täpselt samamoodi siis tuleb see ülestõusmise kaart, et siis täpselt tegelikult sama energia nii-öelda, et valgustumine, ülestõusmisprotsess. Siin grupis võib olla neid, kellel on siis kaksikleegi kogemus, on ju hingepimeda öö kogemus, ego surma kogemus, läbi mille siis nagu see kingitus ennast avab. Selles protsessis sees olles võib-olla veel ei saa aru sellest päriselt, on ju, aga ma arvan, et siin grupis on osasid, kes on selle juba läbi teinud, läbi tunnetanud ja saanud juba selle kingituse nagu vastu võetud. Ja kui sa veel ei ole ja sa vajad nagu selles protsessis või hingepimedas öös tuge, siis nagu ütlen ka, et tere jätend üks ja et see on nii keeruline protsess, et selles meil ongi reaalselt see surmakogemus nagu, et see võib olla nii raske, et mõni inimene tahab elust lahkuda, mõni lahkubki, mõni jääb, mõni õpib, mõni kasvab. Ühesõnaga, aga seal on tavaliselt seda nagu suurt raskust sellist ja mingi osa minust tahtis öelda, et ära võta nii tõsiselt seda, et võib-olla siin grupis, ma ei tea, on midagi sellist kergemat ka, aga tegelikult ei ole. Sa valisid musta leetri, mis on number 1 nõiataim, kõige võimsam on ju. Siis ma arvan, sinus on seda nagu küpsust, seda valgustumise küpsust, seda küpsust, et su ego sureb ja sinu kõrgem mina, võtab juhtimise üle, sa valgustud, sa sirrutud nagu valguse looja poole, sa tunned selle looja potentsiaali endas ära, sa kasvad välja ohvri teadvusest, sul ei ole enam sõrm teiste poole, sa juba tead, et sina oled oma reaalsuse looja, selle keskpunkt, sinu looming maailmal on oluline, et sa oled igal juhul seda nagu kas ära tundnud või ära tundmas, et ma ei hakka pisendama seda grupi ladumist. Aga vaatan sulle ikkagi varju. Ikka ütlen, et kui see grupp on sulle liiga raske või liiga tõsine või sa ei saa nendest sõnumitest aru, siis vali uuesti, vali kas 1 või 2 ja kuula neid, et võib-olla on sul kuidagi sealt nagu kergem sõnumit esialgu vastu võtta ja see info tuleb sulle millestki hiljem. Ja addiction, sõltuvused tuleb sulle kaart ja näiteks kui ma sellest kaksikleegi protsessi juba puudutasin, on ju, siis tegelikult see on niisugune nagu raskekujuline sõltuvus, on ju, meie
meie närvisüsteemi jaoks on mingi asi lõpetamata, mul on see nii-öelda, kui me läheme sinna kaksikleegi protsessi, siis tavaliselt on see kujutlus, et oma sõltumisest teisest inimesest minu õnnetus sõltub sellest, mida see teine teeb, valib, kas ta tuleb, kas ta jääb, kas ta lahkub, kas ta reedab, kas ta petab. Ühesõnaga, et ma panen nagu kogu selle oma õnne eest vastutuse nagu teise inimese õlgadele. Ja see on nagu raskekujuline sõltuvus on ju, siin on tal küll veiniklaas käes, aga ma arvan, et siin grupis neid kuulajaid on vähem, kellel on nagu veinisõltuvus, et pigem on siin tegemist just sellesama nagu, et see võib olla sõltuvus nagu selles mõttes, et meil tuleb nagu väljast poolt, et ma otsin teiselt inimeselt mingit nagu kinnitust oma väärtusele või valideeringut kuidagi oma loomingule või nii-öelda kinnitust, et mõttekaaslased, kes ütleks, et minu mõtted on õiged, minu tunded on õiged, et ma tohin nii mõelda, ma tohin nii tunda, ma võin nagu niimoodi elada. Ja sõltuvus võib olla siis sellest nagu vanast maailmast teatud mõttes, et seesama nagu ego, mis tahab, vajab nagu kuidagi, vajab mingit kinnitusi, vajab võrdlemist, vajab mingit tähendust, mingit tähtsust, nagu mingit autasu. Et see võib ka olla sõltuvus. Et nii-öelda, kui see ego surm on ära olnud ja hingepime öö, siis tekib palju rohkem ruumi ja vabadust. Sõltuvused on midagi, mis need seovad, on ju, mis on nagu sidemed, mis meid nagu ei lase vabalt liigutada, nad hoiavad kinni. Aga kui ma olen sealt sellest transformatsiooniprotsessist läbi tulnud, siis ma olen ka paljudest nendest sõltuvustest vaba ja ma ei ole enam nendes ahelates nii-öelda kinni. Ja maailm avardub nagu tohutult, aga sinu vari on jah siis see, et sa arvad, et sa sõltud veel millestki, kellestki, mis on väljaspool sind ja otsid sealt siis nagu kinnitust. Ja lähme siis väeloomakaardi juurde, vaatame, mis siis tahab siit šamanistlike väeloomade pakist sulle tulla täna siis sõnumit tooma ja vahendama. Ja sulle tuleb hirv ja see on armastuse sõnum. Ehk siis puhas armastus, puhas agape, puhas ka selline nagu loodusega üks olemine. Hirv on hästi võimas šamanistlik loom, nägija, tunnetaja, kolmanda silma avaja. Ja kuidagi ta ütleb ka, et nagu ole õrn. Vaata, need linnud on ka siin mingid sõnumitoojad. Ta ütleb, et ole õrn enda vastu, et hirves ei ole vähimatki nagu vägivaldsust. Tema nagu see dear medicine on selline leebe, õrn, armastav, teadlik, hoidev, hästi südames. See, kui sa oled Avatari filmi näinud, kus armastust nagu jagatakse nii, et öeldakse, et ma näen sind ja teine vastab ka, et mina näen sind. Et see ongi nagu päris, et mitte see, et ma vaatan nagu seda, et mida mina tahaksin, et sa oleksid ja siis püüan sind sinna nagu lükata, on ju, mida ma tahaksin, et sa oleksid. Vaid see, et ma nagu ütlen, et ma näen päriselt sind, ma näen sinu vajadusi, sinu kannatusi, sinu haavu, sinu haavatavust, sinu ilu, sinu elu. Et ma nagu ei proovi sind valada või suruda endale sobivasse vormi, mida ego tahab alati teha nagu sobivaks endale teise inimese. Aga see hirv ütleb kuidagi, et ma näen nagu sind nii, nagu sa oled, on ju, et see suhtlus on võimalik ka nii-öelda hirvede ja linnukeste vahel, on ju, kes tegelikult justkui on nagu eri maailmadest, aga see kommunikatsioon, see ühenduse loomine on võimalik siis, kui ma luban teisel olla. Ja ma olen ise ka, olen hästi loomulik, autentne, aus. Ja ma luban teisel olla see, kes ta on. Et siis nagu ilma maskideta, ilma kaitseteta sellises nagu haavatavuse ilus saab sündida see ühendus.
ja ka võib-olla see, et ma näitan ennast suhtes päriselt, et ma näitan oma vajadusi, oma igatsusi, ka oma haavu, oma hirme, et ma nagu julgen oma südame lahti teha ja panna need nagu teise inimese ette ja see tegelikult võib olla üks raskemaid asju üldse, et me proovime nagu näida niisugused ilusamad ja paremad ja edukamad, kui me tegelikult oleme, ja samal ajal peidame ka oma andeid, oma andekusi, oma võimeid, oma niisugust nagu sisemist ilu ja väge, et kartes, et äkki see ei ole vastu võetud teise poolt. Et hirm on selle tervendaja, ühesõnaga hästi võimas energia tuleb sulle siit läbi. Ja kui tahad minna üks kiht sügavamale oma isiklike sõnumitega, siis võta julgesti minuga ühendust, siin video all leiad minu kontaktandmed, et hea meelega teen kohtumisega ladumisi, veebiüleseid kohtumisi ja sinu küsimused on teretulnud. Sellega siis tänaseks tõmban otsad kokku, armas, aitäh, et sa kuulasid mind, aitäh, et sa pühendasid oma kallist aega sellele, ma olen hästi liigutatud sellest ja soovin sulle imelist, maagilist sügist. Ole hoitud ja uude sõnumiteni.